Purje tegemine on juba hakkab sellest pihta, et sa pead oskama mõelda seda asja. No, ma arvan, et iga rätsep peab oskama mõelda, kuidas ikka ülikonna kokku mõelda, et sa ei hakka nööpida tõmblemisest pihta. Paned vales järjekorras ja siis on kõik arvud jälle lahti ja otsast pihta. Siin on täpselt sama mood, et täna selles suhtes on hea. Ja... Millest sa selle purje õmblemist alustad? Kui see on sinu enda purikud, millest sa seda alustad siis? Kõigepealt ma mõtlen ta valmis. Ja siis, kui ta valmis mõeldud on, siis ma hakkan tükikaupa tegema. Kõigepealt tehakse see nagu ilma nende lisadeta selline suur pind valmis. Ja kui suur pind on valmis, siis hakkad lisased külge panema. Liistud, mastitasku, kinnituskohad. No siin väga palju keerulist polegi, et ütleme need suuremad purjed, mis juba millega mul poiss võistleb, et seal on need lisased on hästi palju juba juures. Seal on ikka siuke korralik paari päeva jagu tööd, et sellise asja võib poole päeva kohast. No ütleme, tegelikult paneb siin nagu raha paneb piirid etmist, et minul on ka selliseid materjale on olemas, mis on nii imekerged ja millega saaks tõenäoliselt super tulemusi välja võtta. Sellist asja saab teha ainult niimoodi, et ma teen ühe, ütleme näiteks ma teen oma poisile selle asja valmis. Aga massi teha sellest enam, klienti jaksaks sellist asja osta, ta läheks nii kalliks. Need on, see purjekile on, see on üldse kõige odav materjal. Need valged purjed on juba 2 korda kallimad ja sellepärast ongi need surfipurjed just sellest samast asjast, et kõige odavam teha. Ja kõige lihtsam kuju kätte saada. Kui ma tahan nagu seda tiiva kuju kätte saada, siis sellega ma saan nagu kõige lihtsamini selle asja tehtud. Mina olen näinud Inglismaal laste purjedel sellised hindasid, mis on nagu vaatad, et suu läheb lahti, et kui täiskasvanute suurte purjed hinnad, see on see, nagu mänguasjad on kõik kallid, eks ole, laste asjad on kallid. Nii et selle mini asja tegemine, kuna tema turg on nii väike, siis tema hind läheb kõrgeks. Surfihooaeg peaks algama tegelikult suht maiselt, kõigepealt teeme Nasvaranna talgute korras ilusti korda. Siis läheme vette, teeme kõigepealt ühe promopäeva kõigile tasuta koolituse päeva. Ja siis hakkavad juba laste noortetrennid ja täiskasvanute koolitused kõik järgimööda tulema seal. Ja ikka kõik on Nasval? Kõik on Nasval, meil on uus peatreener John Kaju, kes on nüüd kõrgkooli juba lõpetamas, kehakultuuriharidus käes, maailmatasemega surfe, nii et peaks olema küllaltki atraktiivne noor inimene seal. Aga kuidas talv läks? Kas talvel olid ka inimesed merel? Kuni jaanuari keskpaigani olid inimesed merel. Sai kuni Nasvani sõita, siis edasi tuli juba Sõrve sõita, kus oli talve läbi jää lahti, meri lahti ja talve sai ka jää peal korra käidud sõitmas. Nii et surfaritele oli see talv täitsa väga hea aeg? Täiesti, ütleme niimoodi, et 4+5-. Kas sa ise käisid ka talve otsa või oli liiga külm sinu jaoks? Minu jaoks oli kuni jaanuari keskpaigan oli nagu normaalne veel, aga siis tuli jää peale. Ja millal nüüd ise läheb jälle? Minu aeg on juba avatud ja nii kui läheb, ütleme vana inimesena ma ütlen, et kui on +7, siis ma lähen, et +2 ja see on natukene vähe minu jaoks. Nii et hooaeg on alatud ja kõik on oodatud? Kõik oodatud.